Tänases meesite nurgas on plaanis ehitada kaubariiulid keldrisse, siis on kuhu hiljem odistepurgid peale panna. Lähme valime materjalid välja. Mul on seekord plaanis materjal kombineerida puumarketist saadavast ilusast ööveldatud lauast ja enda juurest kodust kuurist nii-öelda saematerjalist. Saematerjalist teen ma oma riiulite karkassi, aga höövellauast teen nii-öelda selle riiuliplaadi, kuhu peale ma siis hiljem oma asju panema hakkan. Keldririiulite tegemisele ma näen, et saaks läheneda kahte moodi. Üks variant on see, et me ehitame nad keldrisse sisse jupilt. Teine variant on see, et ma ehitan need riiulid väljas valmis ja lihtsalt panen nad siis sinna nii-öelda riiulikandurite peale. Mina plaanin seda teist varianti teha, nii et kõigepealt ehitame siin väljas riiulid valmis. Kui minul on tegu keldririiulitega, siis mul on täitsa okei, kui need kõik materjalid ei ole täiesti siledad ja ilusad ja nagu räägitud, ma kasutan osa materjali oma nii-öelda puidulaost, mis on siis see saematerjal ja riiuli peale panen siis need siledamad lauad, mis on siis see, kuhu pärast hakkavad tooted peale tulema ja ma usun, et see on täiesti okei ja piisav. Kui nüüd tahta teha selline kelder, kus on võib-olla istumiskoht, veinijoomiskoht, veinikelder, siis võib-olla peaks kogu see mööbel olema rohkem selline tuvamööbli sarnane. Minul on ta puhtalt talvehoidiste hoidmise kelder, nii et selles mõttes saan ära kasutada ka võib-olla natukene karvasemad materjalid. Riiuli konstruktsioon on selline, et ma teen talle sellise alusraami, mille peale ma hakkan panema laudist. Ja selleks, et laudist kinnistada ja sellepärast, et see kogu riiul oleks stabiilsem, sellepärast ma panen üsna tihedalt neid vahe ristipulkasi, mille külge siis see laudis lõpuks kinnitatud saab. Ja no selle ma teen lihtsalt tavalise kruvi kinnitusega. Kuna minul on plaanis riiulit panna, nagu ma ütlesin, seina peale lihtsalt kanduritega, siis kõige olulisem asi, kui ma riiulit paigaldama hakkan, on see, et ma need kandurid saaksin seintes ühele kõrgusele. No üks moodus on loomulikult läheneda sellele selliselt, et võtta lood ja hakka siis ühte märki teise seina otsa kandma. Aga oluliselt lihtsam on kasutada kaasaegseid töövahendeid ja kasutada selleks laserit, sest sellisel juhul ma võiksin nüüd panna need riiulid endal igasse seina, ükskõik kuhu nurka, need kõik oleksid ideaalselt täpselt ühel kõrgusel. Nii et mina praegu ka, kusjuures ma teen veel selliselt kavalalt, et mu laser näitab mul teise keldri kambrisse välja. Ma vaatan, kui kõrgel seal on riiulid ja panen oma siinsed riiulid täpselt samadele kõrgustele. Mitte, et see nüüd kriitiline ja oluline oleks, aga lihtsalt korrektne. Järgmine kriitiline samm on mul nüüd see, et ma pean puurima betooni sisse augud. Kinnitamisel on jälle paar varianti. Üks variant on see, et ma panen sinna seina, betoonseina siis tüüblid ja tüüblite sisse kinnitan kruvidega need oma kandurid. Mina lähenen kavalamalt. Mina kasutan betoonikruvisid ja betoonikruvidel on nüüd see eelis, et mul pole mingeid tüübleid vaja. Nad on ehitatud selliselt, et see keere jääb kinni sinna betooni külge. Selleks on oluline puurida väga õige läbimõõdukauk. Mina tean, et kui mul on need 7,5 kruvid, siis sobiv puur on 6 mm. Nüüd puurivalik on ka väga oluline. Mina käisin Hammercheckis meestega nõu pidamas ja spetsiaalselt uurisin, et mis puur mul siia sobiks. Andi selline
Diageri 3 teraga puur, kus on näha siis, et siin puuri otsas on 3 tera. Tegelikult on saada sellised kivipuurid, kes näinud on 2 teraga, on 3 teraga ja on tegelikult ka 4 teraga. Miks 3 teraga? Sest 3 ja 4 teraga puuridel on see eelis, et nad lõikavad ka teoreetiliselt siis armatuurist läbi. Ja kuna mina ei tea, kas ma satun siin betoonseinas armatuuri või ei satu, siis mul on väga oluline, et kui ma satun, et siis tegelikult ma sellest metallist ka läbi saan. Loomulikult, mis selle 3 teraga puuri eelis on see, et ta on natukene kiirem puur kui võib-olla teised. Ehk et tal on ka seda lõikamise kiirust, ma saan selle augu kiiremini sisse. 10 aastat tagasi, kui mina oma esimese korraliku puurvasara ostsin, siis oli ta ilmselgelt juhtmega, sellepärast et tol hetkel akuga puurvasar ei olnud veel mõeldav. Tänapäeval, kus on võimsad akud, näiteks Makita XGT akuseeria, siis need puurvasarad väidetavalt on juba võimsamad kui need vanad kaabliga puurvasarad. Ma pole ausalt öeldes akuga puurvasarat ise varem kasutanud, nii et saame näha, kui hästi ma need augud siia seina hästi saan. Keldririiuli puhul, kui te seda paigaldate, siis mina soovitan, jätke riiuli ja tagumise seina vahele vahe. Keldri on niiske koht ja tõenäosus, et siit mingisugune hallitus või muu asi tekib on päris suur. Siis on vähemalt mingi õhu liikumine, mis siin keldris toimub, käib sealt tagant läbi. Sellega tänase meistrite nurga lõpetame. Minul jääb veel siin 3 riiulit paika panna. Kes tahab näha, kuidas nad paika saavad ja kuidas kõrvitsa asemel kõrvitsa purgid siia riiulitele saavad, siis seda näeb juba minu Instagramist.